Kallid sõbrad, kas te teate, kes on maailma esimene autotootja, kes pani liinitootmisesse pistikhübriidi ja kes on praegu kõige suurem elektriautode tootja maailmas? Jap, see on BYD. Täna sõidame me ehita oma unistusi, hüljes, sina, kaherežiimiline intelligents ehk BYD Seal U DMI. Me lähme sõidame sellega ringi natukene. Me räägime natuke disainist, räägime praktilisusest ja räägime sellest, kuidas me selle autoga siia Tartusse jõudsin. Disaini poole pealt ma ütlen kohe ära, et ta tegelikult on ju RAV4 ja Sportitsi konkurent. Aga kohe, kui ma selle auto kätte sain, ma olin nagu, et ta on nii premium. Minu meelest ta on nagu mingi X3, Q5, mingi siukese asja konkurent. Ja ta näeb nagu nii siukene hea välja. Kui sa paned siia kõrvale mingisuguse meie enim müüdud mingi linnamaasturi, siis mina arvaks, sellel inimesel on palju rohkem raha, palju rohkem stiili. Ta on palju mõnusam. See esiosa on siukene mõnus, natuke võib-olla Porsche isegi. No küljejoon on siukene klassikaline. Tagaosa, no ma ei tea, Ma ei ole selles, siin nagu võib-olla on natuke mingit Hiina maitset juures, ma ei tea. Aga õnneks siin pole seda silti. Mõndadel on see Build Your Dreams nagu üleni siia välja kirjutatud. See ei oleks kindlasti okei, aga seda sellel autol pole. Muideks see kiri siin ukse peal ei ole vale. 1080 kilomeetrit kombineeritud sõiduulatus, see on täiesti tõsi. Kuskil 80 on sellest elekter ja ülejäänud siis sõidab hübriidrežiimis, kuna tal on bensiinimootor vabalt hingav pardal, meie autol. Hiina autodega see varustus on nüüd huvitav, selles mõttes, et sul on 3 varustustaset, boost, comfort ja disain. Kõigil on täpselt sama varustus. Aga vahe tuleb sisse mootoritega. Meil on see kõige lahjem 1,5 ilma turbota bensiin, kombineeritud siis elektriga. Siis on võimalik saada natukene suurema akupakiga seda sama komfortvarustuses. Ja siis on 1,5 turbo, mis on disainiga tuleb. Ja siis on 4 vedu taga. Vaatame kapoti alla ka. Muideks, see on ka premium värk selles mõttes, et kapott käib lahti 2 korda, tõmbad kangi ja tuleb kapott lahti. Ja kapotialune on Hiina auto kohta väga ilus, kõik on siin ilusti paigas. Mingisugust surramurrat siin ei ole, nagu mingitel võib-olla Prantsuse autodel on. Ja minu soovitus on see, et ma võtaksin selle võimsama versiooni ja 4 veo. Sest et see 1,5 vabalt hingav on natukene jõuetu, ma ütleks. Kui me räägime mingitest suurematest kiirendutest ja võib-olla mööda sõidud, natukene tahaks saada ju. Natukene. Tulime natuke varjulisemasse kohta, sest eelmine kord jäid meil kaadrid natuke pimedat, ei näinudki meil natuke sinna tuppa värki. Aga räägime pagassist, pagasiruumist. Ta on nüüd konkurentidest natukene väiksem, aga see eest on niimoodi, et BYD-l saab seda põhjakõrgust reguleerida. See ei ole veel kõik. See liigub alla täpselt umbes 2 sentimeetrit võib-olla. Ehk siis tegelikult sellest ei ole väga abi. Ma ei tea, miks selle siia teinud, aga siia alla mahub, selles mõttes on hea, et siia alla mahub. Siin on see kaabel, millega sa saad avalikes laadimispunktides laadida, kus ei ole kaablit. Ohutuspakett, siin on, sa saad elektrit autost välja võtta ja siin on veel eraldi kott, kus sa saad võtta selle laadija, millega saad kodus pistikust laadida. Ja siin taga on ka subwoofer. Nüüd, kui me lähme tagaistmele, siis istmed käivad alla. Siit sellisest iste läheb täiesti siledaks, et selles mõttes, et jälle siin autos saab magada, kui vaja on. Ja see, et ta siit käib, on hästi mugav selles mõttes, et istme seljatuge on võimalik reguleerida tagaistmetele. Et kui tahad natuke rohkem püsti, paned natuke rohkem püsti, ta lukustub iga väikse jõnksu peal ära. Ja kui tahad, saab päris längu lasta, et siin on nagu mõnusad laiad peatoed, sile põrand, materjalid on head, siin on pehme, siin on pehme, siin on pehme, siin on pehme. Ainult alumine osa on tugevast plastikust ja sahtlid on seest polsterdamata. Siin on sahtel 2 USB-C pesa, ventilatsiooniavad, käetugi on väga mõnusa kõrguse peal, mugav topsi hoidjatega ja panoraamkatus annab mõnusalt avarust ja pea kohale jääb ka ruumi. Vaatame sinna juhi kohale ka. Nii, siin ees on samamoodi, istmed on väga mugavad, elektrilised, istekallet ei ole võimalik reguleerida, aga üles-alla käib iste ilusti, seljatugi ka kõik elektriga. Materjalid on siin ka samamoodi väga head, pehmed, alumine osa ainult on plastikust. Hästi niisugune tugev ja korralik, kõik on väga hästi ehitatud.
kõik on must, mulle see meeldib ja salongi värvi sa saadki kas musta või tumepruuni, et siin ka valikut pole. Välivärvide osas on 5 värvi valikut ka, et hästi lihtsaks on kõik tehtud, nii nagu selle varustusega. Käigukangi ümber on sellised puutetundlikud nagu nupud, mis on nagu füüsilise touchiga, selles mõttes sa pead ikkagi teda vajutama, ta ei ole täitsa puutetundlik. Siin on sõidurežiimid ja käigu valits. Rool on täitsa normaalne, mõnus, ei saa mitte midagi kurta, heli käib rullikuga, mulle meeldib rullik, mitte nupuga. Ja siin on teine rullik, mis on siis kõrvalistuja jaoks. Selle auto nii-öelda peotrikk on siis see, et ekraani seda horisontaali või püstiasendit saab muuta. Ehk siis vajutad seda nuppu ja ekraan muudab oma asendit. Sellega on muidugi see, et Android Auto ja Apple CarPlay niipidi asendis ei tööta, ehk siis sa pead selle siia vajutama ja ta läheb tagasi siia asendisse ja siis paneb Apple CarPlay siia ilusti tööle. Hästi suured nupud, mis on väga-väga hea sõidu ajal, hästi kerge kasutada seda ekraani, et üldse ma ei pane pahaks, et siin ei ole palju nuppe. Seadistused on väga laialdased kõiki salongi värvi ja kõike saab väga spetsiifiliselt seadistada. Üks asi, mida te kindlasti teada tahate, kuidas saab selle tuutu maha, mis võtab seda heli, nii-öelda auto kiiruse helisid saab maha. Seaded, ADAS, Safety Assist, kerid kõige alla, Intelligent Speed Limit Warning maha, okei. Ja siis lähed tagasi Android auto peale või Apple CarPlay peale. Nii et see on suhteliselt keeruline, aga see on ainukene tüütu asi siin autos. Ülejäänud asjad ei häiri üldse mingid rajahoidjad, mitte midagi. Laekate poole pealt on niimoodi, et siin samamoodi ees polsterdamata. Topsihoidjad, võiks natuke paremad olla, nad ei hoia väga hästi topse kinni. 2 juhtmevabat laadijat, mis muideks laevad väga tugevasti. Vaat Hiina oskab sükkeseid asju teha, et ta suudab edastada mul kaadrit juhtmevabalt, mis tegelikult võtab väga palju akut ja samas ta laeb mul akut juurde. Käetugi väga mõnus pehme, käetoja all ka väga palju ruumi ja kindalaegas samamoodi ruumi on siin küllaga, et kõik asjad mahuvad ilusti ära ja softilt läheb selle kinni ka. Istmed hoiavad väga mõnusalt mind paigas. Istme pikkus on täitsa normaalne, et toetab väga kenasti. Istmed on väga mõnusast pehmest nahast. Mustal istmel on siis tikand siin nii-öelda sükene rohekas, mis meenutab sulle, et sa oled ikkagi pistikhübriidi omanik ja sa oled keskkonnasõbralik. Aga ma arvan, et ega rohkem meil siin pikka juttu pole. Me sõidame. Sõitmine selle autoga on väga lihtne. Rool on hästi kerge. Sõidutunnetust väga kui sellist mingisugust sportlikut ega mingit dünaamilist asja, siit sa ei ole mõtet nagu loota. Et ta on ikkagi selline rahuliku sõidustiili auto. Aga see ei ole üldse mitte halb. Auto on vaikne. Seda bensiinimootorit sa ei kuule peaaegu üldse. Sa ei saa aru, kui ta lülitab ennast vahepeal, kui elekter on nii-öelda otsas on ja siis ta genereerib seda elektrit ja sa ei kuule seda üldse. Välja arvatud, kui ma sõitsin Tartusse. Siis oli 120 meil väljas Tartu maantee peal ja selleks hetkeks oli juba aku otsa saanud ja ma sõitsin siis hübriidrežiimis ja sõidan tükk aega juba 120-ga, mingi hetk kuulen ilge mingi müra. Kas kuskil mingi lennuk lendab mul pea kohal või mis siis on? Ja siis vaatan, et see poweri näidik oli nagu väga üleval ja nagu ühesõnaga ta tegelikult siis tal sai vool nii otsa, et ta hakkas õudselt seda elektrit genereerima. Ja ma arvan, see mootor pani kuskil 3,5–4,5 tuhande pöördega ja see oli niisugune, ma mõtlesin, et äkki midagi on katki või midagi sükest. Ühesõnaga mingid siuksed väiksed asjad nagu, siuke asi on nagu natuke naljakas on ju. Aga üldiselt sõit on väga okei. Vahepeal see kliimasüsteem otsustab, et õhk on halva kvaliteediga, siis ta paneb jälle selle väga kõvasti puhuma. Aga õnneks kliima ja kõik see nupud on hästi lihtsalt siin ligipääsetavad ekraani pealt sõidu ajal kaasad mahavad. Kusjuures, mis on naljakas, rääkides sellest, kui palju nii-öelda siin reguleerida kõiki asju saab. Ma saan ka kliima seda, kui kiiresti puhur puhub ja kõike seda, ma saan seda ka siit eest juhi selle spidomeetri pealt nii-öelda reguleerida, mis on minu jaoks nagu naljakas asi, mida hiinlased on teinud, aga siit saab igasuguseid asju veel reguleerida.
Head-up display on olemas, me räägime, siin on kõik asjad, mis siin autos on standardis juba olemas. Sa midagi siit valida ei saa ega ära võtta. Head-up display on hästi suur, see numbrid on väga suured, hästi selged, seda saab kõike jällegi siit reguleerida, kui tugevalt sa tahad, mis kaldega kõiki ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Isegi seda tooni saab reguleerida, et panna see mingi snow režiim, siis ta on siuke sinakas, et muidu vaata sa ei näe lume pealt seda valget kirja, eks ole. Ja sõitmine on pehme, võib-olla natukene isegi liigagi pehme. See, ütleme, et aga ta annab sulle selles mõttes andeks, et me kõik teame seda tunnet, kui sa ükskord sõidad sellest künnisest üle nii, et sa ei näinud seda õigel ajal. Ja siis on siuke, tahaks jalad maast lakke tõsta. Ja sealt sõidab ta niimoodi üle, et ta õõtsub megalt, aga ta teeb selle ülipehmelt ära. Et selles mõttes on nagu jällegi, ta on sulle väga andestav. Aga ja, ta on pigem pehme õõtsuv. Kui tee on siukene ebatasane mingi kruusatee või midagi, siis see vedrustus ikkagi klobiseb natukene. Natukene on siukest mingit klobinat siin sees, et ta ei, päris selles mõttes ei ole nagu nii super. Aga ma ütlen igapäevakasutuseks tegelikult ja linnas nende künniste vahel sõitmiseks ja see on nagu mega mugavalt sõidab. Ja me tulime siia taha istmele Elariga peitu. Ja siis ma avastin, et siin on ikka pagana mugav. Hiinlased oskavad tagaistme neid, nad oskavad väga hästi teha, vaata, 3. seeriat ja kõiki väikseid autosid tehakse seal ka pika kerega. Siin on ruumi igatepidi palju, väga mugav, see kõik on hästi mugav. Aga üldises mõttes, kui me võrdleme seda autot nüüd konkurentidega, RAV4 on ju, Sportage, Kodiaq on ju, pistik hübriididest me räägime, me ei võta tavalist versiooni. Siis on niimoodi, et tegelikult on ju hind on selles mõttes ikkagi, ta on ikka tunduvalt soodsam. Kui me räägime RAV4-st 8000 € odavam ja Sportage'ist oli siin, Sportage'ist me oleme siin 4600 € odavam. Ja okei, Kodiaqil on praegu alla hindlus 5800 €, Kodiaq on 40 500 umbes on ju. Ja me räägime, et see auto on 38 900 on ju. Aga nende autode puhul, Sportage, RAV, Kodiaq, me räägime standardvarustusest. Siin on standardvarustus, tippvarustus. Ehk siis sa ei saa siia midagi enam juurde panna. Aga kui sa hakkad Kodiaqile panema panoraamkatust, nahksisu, suuremat ekraani, paremat helisüsteemi, see läheb nii lakke see hind. Et selle raha eest on ikka see auto nagu, sa saad tippvarustuses auto alla nende basic mudelite standardvarustuse nagu. Et selles mõttes nagu minul on nagu müts maha nagu hiinlaste eest ja kuskilt ja seda ei anna nagu tunda, et sa oled mingi, ma võtsin selle odavama auto, aga et siin on see okei, tal ei saa Matrix tulesid. See on minu meelest võib-olla siuke miinus, mis nagu see on ka nii oluline. No selle autoga terve päev ongi jah, et kui näiteks katadki selle rooli märgi kinni, ega siis mõtledki, et sõidadki tegelikult nagu klass kõrgema autoga. Jah. Et ja kui ma tegelikult oleks võinud panna hinnad siia, et kui me võtame mingi X1 pistik hübriidi, Q3 pistik hübriidi on ju. Ma arvan, need lähevad lõhki, võib-olla isegi kahekordse. Need on võib-olla kahekordse hinnaga isegi võib-olla et selles mõttes, et selle eest nagu mina olen küll nagu mega rahul. Okei, ma võib-olla võtaks tõesti selle võimsama mootori, kuigi kui sa oled rahulik sõita, siis ei ole mingit vahet. No ei olegi. Siis ta sõidab üliilusti ära nagu. Ja mis ma siis kütusekulu osas? Kuskil 100 kilomeetrit ma saan sõita 80–100 on ju elektriga. Ja siis ta arvutab seda kütusekulu seal nagu ise kuidagi. Mingi hetk oli see, kui ma sõitsin selle 120-ga on ju, siis ta ütles mulle, et kütusekulu on 9,9 liitrit 100-le. Aga siis nüüd, kui ma siin linna vahel olen sõit, siis ta nagu näitab, et kütusekulu on mingi 4,5, 5,5 nagu. Et see on jälle, ja ta arvutab ka teistmoodi, ta arvutab 50 kilomeetri. Viimase 50 kilomeetri 100 meetri keskmine kuidagi mõnda arvutab. Eks ta on see ka, et laadimise ajal ilmselt võtabki rohkem ka. Ja kui ta mingi hetk tunneb, et tal saab akku mingi alla 20%, hakkab nagu täiega seda laadima, et ta tunneb, et liiga vähe on. Ja siis laadimisega, kui sa laed kiirlaadjatest mingi 1,5 tundi, sul pole mõtet sinna kallisse laadjasse minna, sest et seal sa maksad rohkem, aga ta ei suuda vastu võtta seda. Kuni 18 kilovatti võtab ta vastu. Jah, 18 et sul ei ole mõtet 400 kilovatisse laadjasse minna, kui ta võtab 18 kilovatti. Ja ta laeb selle kuskil 1,5 tunniga täis.
ja kodust ma panin tavalisse kodupistikusse suvilasse, mul ei ole seal mitte midagi uhket, onju. Ja ta näitas mingi 8,5 tundi, 25% pealt 100 peale. Ehk siis üle öö ta laeb sul ilusti täis. Täiesti tavalisest nagu pistikust. Et sa ei pea isegi mingit koduboksi panema. Iga päev saad elektriga sõita, ei pea kallite kütushindade pärast muretsema. Iga päev paned elektriga puhtalt ja sul on vaikne auto, mis teeb elektriga ja tippvarustus. Ma ei oska nagu tõesti midagi halba öelda. Seekordne video sai selline. Kirjuta meile kommentaaridesse, millist autot sa järgmisena tahad meie poolt näha ja peatsete kohtumisteni. Like ja subscribe!